Tere hommikust siit veidi segamini kajutist. Tänud, et kannatlikult videot ootasite. Nagu ma eeldasin, nii ka läks tiheda õhtuse graafiku ja laeva interneti puudumise tõttu. Videomontaaž ja selle üleslaadimine viibisid, aga selline on elu. Ja nüüd natukene siis päevast endast. Hommik oli mõnus, magasin suhteliselt hästi, siis hommikused uudised, võimlemine. Sööma hakkan praegu sisuliselt kohe, kui ärkan, et jõuaks enne sõitma hakkamist vähemalt 2 korda süüa. Siis läksin linna vett ja kohvi otsima ning laupäeva hommikust liiklust ja rahvast üle vaatama. Kohvi sain, vett ka ja linnast sain mõne videokaadri ka juurde. Oma kohviga pean veidi kokkuhoidlikum olema, kipub teine juba vaikselt otsa saama. Tänane päev ise oli justkui korduseksam või kordusõppused, selline vanade tundide ja õpitu kordamine, aga sinna ma peagi jõuan. Ühesõnaga siit sõit linnast välja, tavapäraselt ajapikku kitsenevad kergliiklusteed, siis maantee ja siis teeveenar. Tänane trass oli profiililt peamiselt laskumine, aga kuidagi õnnestus ikka 400 tõusumeetrit kokku saada. Tuule osas olin juba arvestanud, et puhub terve päeva vastu ja nii ka oli. Ja ei saanud ka täna ilma treppis kruusateedeta. Aga nagu ikka elus, nii ka siin. Ikka käivad sellised ebamugavad ja meeldivad asjad ja teemad vaheldumisi või käsikäes. Iga ebameeldiv asi saab aga kord otsa ja nii ka treppis kruusatee asendub asfaltiga, et siis taas tagasi tulla. Aga kui sa tead ja usud, et ka see ebamugavus saab kord otsa, siis on teda oluliselt kergem taluda ja sa ei lase sellel oma päeva defineerida. Autosid on siin suhteliselt viisakad möödujad. Sain kohalikelt teada, et üsna hiljuti seadustati ka neil 1,5 meetrine möödasõidu nõue ja juhid, kes sellest teavad ja on kuulnud, püüavad seda ka täita. 10% juhtidest ilmselt pole seda uut seadust vist veel kuulnud. Klaipedasse sisenen taas läbi tagaukse, sellised põllule rajatud elamukrundid, mis kannatlikult ootavad oma uusi rentnikke. Ja läbi aiataguste isetekkeliste radade ja üle raudtee
sest ametlikku teed ratturile ja jalakäijale lihtsalt pole. Õnneks sellest raudtee ületamisest videokaadrid ei ole, kuna unustasin kaamera käima panna. Saja 50 000 elanikuga linn oma üüratute ringteede ning linna läbiva kiirteega on mingis mõttes üsna imposantne, aga nagu kogu Leedu, siis ka üsna nostalgiahõnguline ja kontrastide rohke. Kerged tiirud linnas, hiline lõuna õhtusöök Hessis ja siis terminali ootama. Terminalis oli ka üks juhuslik kohtumine. Oli vanapaar ratastega, 77 ja 66 aastat vanad, seigelnud korduvalt ratastega mööda Euroopat. 15 aastat tagasi käisid ka Eestis. Selline perspektiivi küsimus. Tekitab natukene hirmu vananemise ees, aga lisab ka rõõmu, et teen seda praegu täisjõus omadel tingimustel. Ja nüüd siis õppetundide juurde tagasi. 7 tundi terminalis ootamist ja igavlemist passisin siin tegelikult kauem, kui täna teel olin. Aga mis siis? Ka see päev jõuab kord õhtusse. Ja algab check-in ja pääseb praamile. Ning pääseb ka magama. Ja ma tean, et päike tõuseb ka homme. Näeme siis.